Aeg-ajalt juhtub meie lemmikutega õnnetusi ja enamasti ikka siis, kui kõik tavakliinikud ammu kinni on. Sellisel juhul on lahenduseks pöörduda lemmikloomade erakorralisse vastuvõttu. Tere, Jürgen! Pet City kliinikul on selline väga tänuväärne teenus nagu loomade kiirabiteenus. Mida see endast kujutab? Me alustasime 2 aastat tagasi loomade erakorralise meditsiiniteenuse pakkumisega. Peamiselt see kujutab endas et me oleme ööpäev läbi lahti ja võtame alati erakorralisi vastu. Mis see erakorraline veterinaarias üldse tähendab? Erakorraline hästi lai mõiste, et üldiselt kasutatakse seal triaaži, et ongi, et jaotakse punane, kollane ja roheline ja siis mitte erakorralised. No see on vist on ka iga EMO seina pealt selge. Just. Et punase alla lähevad peamiselt on kas siis traumad, verejooksud, kollabeerumised, hingamisraskused, need on kõik hästi erakorralised, millega tuleb nagu esimesel võimalusel pöörduda kliinikusse, olenevates kellaajast. Hea oleks alati ette teavitada, et arstid oleksid valmis, et iga võidetud minut on ikkagi võidetud aeg. Kollast alla lähevad need, mis on veidi vähem, kas on niisugused ägedad oksendamised, kõhulahtisused, väiksemad verejooksud ja roheline on juba niisugused, et mis ei ole nagu väga ägedad protsessid. Aga mitte erakorralised on juba kroonilised haigused, aga kroonilised haigused võivad muutuda ka erakorralised, kui nad lähevad nagu kriitilisemaks. Ehk et see on alati mõistlik helistada ja konsulteerida, kui ikka muret valmistab, siis alati helistada üle, et kas see läheb erakorralise alla või kannatab seda oodata. Kui populaarne see teenus üldse on? Kui palju teil ööpäeva ringis vastuvõtte on? See on üsna populaarne. Erakorralise vastuvõtte tavaliselt on 10 ringis, nii öö kui päev kokku. Mõnikord rohkem, mõnikord vähem, et sõltub periooditi. No see on ikkagi paar tuhat väljakutset aastas nii-öelda. Jah, kindlasti on seal veel kasvuruumi, et iga öösel ikkagi käib siin vastuvõtud ja meil on olemas ka need, kes jäävad operatsioonijälgselt jälgimisele, ehk et see teenus on siiski väga vajalik, et Eestis ei ole väga palju neid kliinikuid, kes sellist asja pakuvad. Kellele see teenus mõeldud on, kas ainult koerakassid? Peamiselt koerakassid, kui kõik väikeloomad lähevad ikkagi siia alla. Mida see üldse nagu kliinikule tähendab hoida ühte meeskonda siis tegelikult ööpäevaringselt valves? Kliiniku jaoks kindlasti tähendab väga suurt ressursikulu, et seal ei ole planeeritud aegu öösiti, et see on ooteseisundis, on ikkagi terve meeskond on olemas siin. Igas öösel on vähemalt 1 arst tööl ja sõltuvalt siis kas 1 assistent või 2 assistenti on ka öösel. No 2 aasta põhjal tegelikult oskab ju natukene kokkuvõtteid ka juba teha, et mis need kõige sagedasemad mured on, millega pöördutakse? Sagedased mured on ikka, peamiselt on ikkagi need oksendamised, kõhulahtised, mis on hästi kiiresti progresseerunud ja kindlasti traumad. Ja suurte koerte puhul on üsna sageli ikkagi ka maokeerud, kus nende kõhu ümber mõtleb hästi kiiresti, hästi suureks ja hästi kiire loomuline, et mille ajas sõltub prognoos väga palju. Kust mina loomaomanikuna uurida saan, kas minu koera mure on ikka piisavalt akuutne? See on kõige mõistlikum helistada kliinikusse sellega. Hea lihtne on meelde jätta, et 15222. Kui inimmaailmas sa saad endale kiirabi koju kutsuda, kuidas nüüd veterinaarias lood on? Veterinaarias kahjuks seda võimalust hetkel Eestis ei ole, et saaks koju kutsuda. Tuleb ise loomaga kohale tulla. Kuidas käib see kodust ära tulemine loomaga? Mis ma talle kaasa pean võtma? See on iga juhtumi puhul on erinev, et sõltub, mis on, kui see on haavadega tegu, siis tuleb ikkagi see suurem verejooks peatada, et esmast on nagu esmapivõtetega nagu inimestelgi. Kui seal on mingid hingamisraskused, siis on kindlasti, et tuleb vaadata, et saaks piisavalt õhku, et ta ei oleks kuidagi niimoodi, et ta kael oleks viltu. Et need on üks esmased asjad. Ja oleks, kui on võimalik, see ei ole nagu alati vajalik, aga oleks pass kaasas, et osade haiguste puhul on vaja välistada see, et ei ole tegu nakkushaigustega, et siis oleks hea saada ülevaadet vaktsineerimiste kohta. Sageli on see, et omanik mäletab, et vaktsiin on tehtud, aga kui see passist hakkab kontrollima, siis võib olla sellest juba 4 aastat möödas. Et see ajataju võib olla vahet nagu petta ennast. Ma tean, et inimeste kiirabis on üks põhjus, miks pöördutakse ka mürgistused, et ega see vist ka loomade puhul kuigi haruldane pole. See mürgistus on üsna sage teema ka loomade puhul, et neid mürgiseid toitaineid ja kõik muud on päris palju, mida võib-olla, et inimesel ta on ohutu, aga loomadele kujutab päris suurt ohtu. See sõltub ka täiesti hooajati, mis meil tulevad. Jaanipäeva ajal on kindlasti meil sibulate mürgitused, kindlasti ka nätsu söömine, sest sülitol on mürgine. Ka on seal pesupulbreid söödud ja viinamarju kindlasti ka jõulude ajal ette, kus annetakse viinamarju, et viinamarjad on ka loomadele mürgised.
mida siis panna loomaomanikule südamele, et kas pigem ikkagi karta kui kahetseda? Pigem karta kui kahetseda, alati on mõistlik helistada, et konsulteerida ja sulle antakse nõu, et kas on vaja tulla nüüd kohe kohale või soovitatakse teile võimalusel esimest regulaarset vastuvõtuaega.